Olete Ameerika Ühendriikide kaarti tuhandeid kordi näinud. Aga mis oleks, kui ma ütleksin, et te pole seda tegelikult kunagi vaadanud? Suurendage ja see ei tundu enam loogiline. See on selline geograafia, mida koolis kunagi ei õpetatud. Number 50. Vaadake alumise 48 osariigi vasakusse ülanurka. Kas märkate seda väikest maatükki, mis ripub Kanada piiri all? See on Point Roberts, Washington. USA ja Kanada tõmbasid oma piiri otse mööda 49. paralleeli. Aga see sirge jagamine lõikas kogemata poolsaare tipu ära. Väike osa jäi Ameerika Ühendriikidele, kuid see on ülejäänud Washingtoni osariigist ära lõigatud. Mandrill ei vii ühtegi otsest maismaateed. Ainus viis autoga sisse või välja pääseda on sõita põhja Kanadasse ja siis uuesti USA'sse siseneda Plaini lähedal. See tähendab, et umbes 1200 ameeriklast peavad omaenda osariiki jõudmiseks ületama 2 rahvusvahelist piiri. Vesi ja elekter tulevad Kanadast ning aastaid sõitsid kohalikud lapsed bussiga läbi teise riigi lihtsalt selleks, et kooli jõuda. Kaartidel on servad, nurgad ja rannikud, kuid üks koht väidab endas olevat midagi palju raskemini leitavat. Number 49. Kui ma ütleksin sulle, et Ameerika süda asub heinapõllul Lebanonis, kas sa usuksid mind? No, see on Lebanon, Kansas, linnas, kus elab vaid umbes 200 inimest. Pole mingit suurt monumenti ega turismiobjekti. Enamikel päevadel näeb kruusatee rohkem tuult kui liiklust. See koht arvutati välja juba 1918. aastal, kui maamõõkjad lõikasid välja papist Ameerika Ühendriikide mandriosa kontuuri ja tasakaalustasid selle nööpnõela otsas, kuni see leidis täiusliku tasakaalu. Sellest sai riigi geograafiline keskpunkt. Tänapäeval tähistab seda kohta vaid väike tahvel ja murul seisev piknikulaud. Enamik kohti püüab aastaid silma paista. See koht sai kogemata unustamatuks. Number 48. Mõned linnad vaidlevad aastaid selle üle, kuidas end nimetada. Üks neist andis aga lihtsalt alla. Lääne Colorado mägedes asub linn nimega ilma nimeta. Seal elab umbes 120 inimest, otse Glenwood Springsist ida pool. Enamik inimesi arvab, et selle nime pani maanteetöötajate meeskond. Jutud räägivad, et üks töötaja jättis maasõidu silled tühjaks ja nimi jäi külge. See on küll hea lugu, aga see pole tõsi. Kohalikud ajaloolased on leidnud andmeid, et siin elasid inimesed juba 1870-ndatel. See koht sai nime ammu enne kiirteed, No Name Creeki ja No Name Canyoni järgi. Tee nimi on No Name Lane. Siin on ka No Name baar ja grill. Terve linn kannab seda ajutist nime uhkusega. Mõnikord saavad Ameerika kuulsaimad maamärgid alguse probleemist, mida keegi enam ei mäleta. Number 47. Atlantic City's asub maailma pikim laudtee ja see sai alguse lihtsast lahendusest tüütule probleemile. Aastal 1870 kandus rannaliiv pidevalt lähedal asuvatesse hotellidesse. Seetõttu tegi üks kohalik hotelliomanik ettepaneku ehitada rannajoone äärde puidust jalutustee. Esimene versioon oli vaid 8 jalga lai ning igal talvel võtsid töölised selle lahti ja panid lauad järgmiseks hooajaks hoiule. See idee osutus aga nii edukaks, et laudtee muudkui laienes. Tänapäeval ulatub see umbes 4 miili pikkuselt läbi Atlantic City ning koos naaberlinn Ventnoriga on selle kogu pikkus umbes 5,5 miili. Kõik, mis on kaardil ja lipul, ei eksisteeri siiski enam päriselus. Number 46. Vaata California osariigi lippu ja näed, kuidas kristlik karu sammub üle lipu keskosa. Kui otsid seda sama karu looduses, siis sa ei leia ühtegi. Californias elas kunagi tuhandeid kriislikarusid, kuid aastakümnete pikkune jaht ja püünistega püüdmine viisid nad väljasuremiseni. Viimane teadaolev karu lasti Tulare maakonnas 1922 aastal ja viimane nägemine toimus 2 aastat hiljem Sequoia rahvuspargis. Siis olid nad kadunud. California nimetas kriislikaru oma ametlikuks osariigi loomaks alles 1953. 2 aastal peaaegu 30 aastat pärast selle kadumist, nii valis osariik oma sümboliks olendi, kelle ta oli juba kaotanud. Isegi lipul kujutatud karu, keda tuntakse nimega Monark, veetis oma viimased aastad linna loomaaias. Kaardil olevad jooned tunduvad püsivad, kuid loodus ei ole sellega nõus. Number 45. Mississippi jõgi ei taha ühes kohas püsida. Tuhandeid aastaid on see pidevalt oma sängi muutnud, vanu jõeharusid hüljanud ja uusi loonud. Ja see surve kasvab taas. Vahetult Baton Rouge'i Louisiana kohal on väiksem jõgi nimega Atchafalaya, mis pakub lühemat ja järsemat teed Mehhiko lahte. Ja vesi valib alati kõige kergema tee. See tähendab, et Mississippi oleks pidanud oma suunda muutma juba aastakümneid tagasi. Kui see juhtuks, jääksid sellised linnad nagu Baton Rouge ja New Orleans seisva tagavee äärde.
kohalik majandus variseks kokku. Selle muutuse käivitamiseks on vaja vaid suurt üleujutust. Ainus asi, mis seda tagasi hoiab, on Old River Control Structure. Betoonist rajatis, mille ehitasid USA inseneriväed, et jõgi püsiks paigal. Mõned Ameerika suurimad maamärgid jäävad alati varjatuks. Number 44. Mõned idaranniku kõige dramaatilisemad tipud on vee all peidus. Surnud vulkaanide ahelik ulatub üle 1000 miili New Englandist kuni Bermudani. Vanim Beari veealune mägi on kaetud tuhandete aastate vanuste korallidega, samal ajal kui kummalised süvamere loomad triivivad selle ümber külmades vetes. Teadlased saavad neid tippe uurida ainult robot-allveelaevadega. Marsist on olemas üksikasjalikumad kaardid kui sellest veealusest ahelikust. Ahelik tekkis miljoneid aastaid tagasi, kui Põhja-Ameerika triivis üle sügava vahevöö kuumalaigu, jättes endast maha mägede raja, mis on sellest ajast saadik Atlandi ookeani all peidus olnud. Kui rääkida ulatusest, siis mõned USA maakonnad otsustavad minna eriti suureks. Number 43. San Bernardino maakond pole sugugi tavaline. See hõlmab rohkem kui 20 000 ruutmiili. See teeb selle suuremaks kui 9 USA osariiki. Selle piiridesse mahuks ükskõik milline järgmistest: Rhode Island, Delaware, Connecticut, Hawaii, New Jersey, New Hampshire, Massachusetts, Maryland või Vermont. Ja ruumi jääks veel ülegi. See ulatub Los Angelese äärealadest kuni Nevada piirini. Mõnes piirkonnas võib šerifi asetäitja sõita 100 miili, et reageerida ühele väljakutsele. Mõned riigi suurimad imed jäävad varjatuks lihtsalt sellepärast, et need on liiga kaugel. Number 42. Enamik inimesi ei tea Ameerika suurimast vihmametsast. See on Tongassi mets, kaugel Alaska kaguosas. Metsise katab umbes 17 miljonit aakrit. Selle tohutut ulatust on raske mõista. Selle piiridesse mahuks Šveits või Taani. Aastakümneid on Tongassi mets olnud kibeda võitluse keskmes. Metsaraiujad näevad siin väärtusliku ürgmetsa puiduallikat, samal ajal kui looduskaitsjad väidavad, et kui need puud kord maha võetakse, ei saa neid kunagi tõeliselt asendada. Mõned neist puudest kasvasid juba siis, kui Columbus Ameerikasse purjetas. Üks ainus otsus võib kujundada rahvast sajanditeks. See otsus oleks peaaegu teisiti läinud. Number 41. Tundub, nagu oleks Washington DC alati olnud määratud riigi pealinnaks. Kuid pärast kodusõda käis tõsine kampaania selle ümberkolimiseks. Põhjus selle taga on lihtne. Pealinn kaugel idarannikul ei tundunud mõistlik riigi jaoks, mis laienes kiiresti läände. Paljud uskusid, et valitsuse asukoht peaks kolima rohkem keskpunkti lähedale. Nii kogunesid 1869 aastal toetajad St. Louisisse ja pakkusid seda ideaalseks asenduseks. Aga selleks ajaks oli Washington juba liiga kindlalt kanda kinnitanud. Valitsus oli investeerinud raha föderaalhoonetesse, sealhulgas äsja valminud Kapitooliumi kuplisse. Idapoliitikud polnud sugugi innukad neist loobuma. Idee tuli ikka ja jälle tagasi, kuid see tabas alati sama saatus. Oli ehitatud liiga palju. Võim oli liiga suur, nii et pealinn jäi täpselt sinna, kus ta oli. Ajalugu ei juhtu alati seal, kus sa ootad. Mõnikord algab see isegi pruunikivist majas. Number 40. 1520 Sedgwicki Avenue'l omab erilist kohta muusika ajaloos. 11. augustil 1973 korraldas teismeline nimega Clive Campbell ehk DJ Kool Herc tagasi koolipeo. DJ-d mängides märkas ta, et inimesed läksid pööraseks laulude lühikeste trummipauside ajal. Nii hakkas ta neid pause pikendama, kasutades 2 sama plaadi koopiat, et neid korduses hoida. Ilma, et oleks seda teadnud, sündis hip-hop. Keegi ei aimanudki, et nad olid millegi erilise alguse tunnistajaks. Sellest ühest pronksi aadressist levis terve kultuur üle kogu maailma. Üks koht kaardil muutis muusikat igaveseks ja kaardil on kombeks terveid osariike ninapidi vedada. Number 39. Michigan on ümbritsetud Kanadaga. Põhjas, idas, lõunas ja läänes, kuhu iganes vaatad, igal pool on Kanada. See kõlab võimatuna, aga kõik on seotud suurte järvedega. Michigani 2 poolsaart ümbritsevad vett ja Kanada maa jääb peaaegu igale poole selle ümber. Aga see pole veel kõige veidram osa. Kui sõidad otse lõuna poole Detroiti kesklinnast välja, siis sa ei lähe sügavamale Ameerika Ühendriikidesse. Sa ületad jõe ja jõuad Windsorisse, Ontariosse. Teisisõnu, Detroit asub tegelikult Kanadast põhja pool. Ükski teine osariik pole niimoodi sisse piiratud. Igal kaardil oleval kummalisel kujul on oma lugu. Sellel on väga jonnakas autor. Number 38. Missouri lõunaservas ripub veider väike jalg, mis ulatub alla sinna, kus peaks olema Arkansas. Inimesed nimetavad seda saapakandaks ja see eksisteerib tänu ühele jonnakale maaomanikule, John Hardeman Walkerile.
kui Missouri piire 1800-ndate alguses tõmmati, pingutas ta kõvasti, et tema maa jääks osariigi sisse. Ta lobistas kongressis seni, kuni piir lõunasse painutati, et see maa sisse jääks. Ühe mehe sihikindlus võib kujundada terve kaardi. Ja mõned maamärgid saavad nii kuulsaks, et keegi ei saa arugi, et see on tegelikult vale. Number 37. Kõik arvavad, et Suur kanjon on USA sügavaim punkt. Põrgu kanjon kulgeb otse Idaho ja Oregoni piiril, mille on miljonite aastate jooksul uuristanud Snake'i jõgi. See ulatub peaaegu 8000 jalga servast jõeni, mis on umbes 2000 jalga sügavam kui Suur kanjon. Kuid kõige dramaatilisemad maastikud ei ole alati need, mida sa näed. Number 36. Esmapilgul tundub Monterey laht Californias rahulik ja vaikne. Kuid lainete all on kanjon, mis on terve miili sügavune. Monterey Canyon lõikab peaaegu 100 miili läbi merepõhja ja langeb otse täielikku pimedusse. Kanjoni kuju muutub pidevalt tänu regulaarsetele veealustele maalihetele, mis kujundavad merepõhja ümber iga paari kuu tagant. Kõik, mis sinna satub, võib tõmmata sügavikku. Mõned numbrid tunduvad välja mõeldud, kuni näed tõestust. Number 35. Kentuckys elab umbes 4,5 miljonit inimest. Seal hoitakse ka umbes 16 miljonit vaati laagerduvat bourbooni. See teeb rohkem kui 3 vaati iga elaniku kohta. Suur osa sellest seisab tohututes puidust laoruumides, kus terved korrused on laeni täis vaate sellistelt piirituse tehastelt nagu Jim Beam ja Makersi märk. Need laod ulatuvad üle kogu osariigi, muutes väikesed maa-alad ülemaailmseks tööstuseks, mis annab osariigi majandusele igal aastal umbes $9 miljardit. Ja vaiksete löödel laoruumi lähedal on tõesti tunda, kuidas viski aurustub õhku. Seda nimetatakse inglite osaks. Enamik kohti kohaneb geograafiaga. See koht kohandas hoopis kella. Number 34. Nevada kasutab Vaikse ookeani aega, välja arvatud üks väike linn. West Wendover asub otse Utah piiri ääres ja seab oma kellad mäestiku ajale. See paneb selle ülejäänud Nevadas terve tunni ettepoole. Põhjuseks on raha. West Wendover on kasiinolinn keset tühja kõrbe. Peaaegu kõik selle mängurid tulevad üle piiri Utah'st, Salt Lake City'st. Aga aastaid tekitas see, et linn oli oma peamiste klientide ajast tunni võrra maas pidevalt probleeme. Sulgemisajad, bussigraafikud ja hasartmängude tipptunnid ei klappinud kunagi päriselt. Nii et 1999 aastal palus linn vahetada ajavööndit, et see klapiks nende klientidega ja see kiideti heaks. Nüüd on West Wendover hasartmängulinn ja osariigi omapärasus. Kuid osa Ameerika ajaloost sünnib kõige ebaolulisematel viisidel. Number 33. Tähtede ja triipude lipp on üsna ikooniline. Aga kas sa teadsid, et praegune 50 tähega lipp sai alguse kooliprojektina? 1958 esitas 17-aastane Robert G. Heft selle kujunduse ajaloo kodutöö osana ja sai hindeks B-. Õpetaja märkis, et tol ajal oli ainult 48 osariiki, aga Robert uskus oma lipu edusse. Tema õpetaja ütles talle, et kui kongress lipu vastu võtab, saab ta hindeks A. Nii et Robertil oli uus projekt. Ta saatis oma lipu kohalikule senatorile ja alustas kampaaniat, et see vastu võetaks. 2 aastat hiljem olid Alaska ja Hawaii saanud osariikideks. Ajalugu jõudis kujundusele järele ja Robert Heft sai oma A. Täna on 50-tärnine lipp kõige kauem kasutusel olnud versioon riigi ajaloos. Pole paha kooliprojekti kohta. Mõned muutused võtavad aastaid, et neid märgata. Teised saabuvad kõik korraga. Number 32. Aastal 1932 ärkas terve linn üles teises osariigis. Linn oli Texoma, pool Texas, pool Oklahoma. Selle nimi ühendab sõna otseses mõttes mõlemad osariigid. Aastaid jooksis osariigi piir otse läbi linna. Siis selgus uue mõõdistuse käigus, et piir oli valesti märgitud. Nii nihkuski piir üleöö lõuna poole. Äkitselt sattusid pank, postkontor ja enamik ettevõtteid täiesti teise osariiki. Isegi tänapäeval teenindab üks koolipiirkond mõlemat poolt. Koolilapsed võivad kõndida Oklahoma klassiruumist Texase palliväljakule, ületades osariigi piiri seda ise märkamata. Number 31. USA-l ei ole ametlikku keelt. Selle põhjuseks oli see, et kongress ei tahtnud võõrandada toonaseid kodanikke, kes rääkisid saksa, hollandi või prantsuse keelt. Inglise keel oli lihtsalt ühine keel. See jäi nii kuni 1. märtsini aastal 2025, mil president Donald Trump allkirjastas täidesaatva korralduse, millega kuulutati inglise keel Ameerika Ühendriikide ametlikuks keeleks.
kuigi see ei ole seadus, peavad föderaalasutused oma igapäevategevuses kasutama inglise keelt. Mõned kõige hämmastavamad Ameerika lood ei ole aga üldse inimeste tehtud. Number 30. Kirde Utah's ei hooli Green River maastikust. Selle asemel, et voolata ümber Uinta mägede, lõikab see otse neist läbi. Aastaid ei teadnud keegi, kuidas see võimalik oli. Siis, 2026. aasta alguses lahendasid teadlased selle mõistatuse. Tihe kivimass vajus sügavale maa alla ja tõmbas mäed endaga kaasa. Jõgi jäi oma algsele kursile, uuristades kogu aeg sama rada. Seejärel kerkisid tipud selle ümber taas üles. Mõnikord ei vaja geoloogia maastiku muutmiseks aastatuhandeid. See võib juhtuda vaid päevadega. Number 29. Ida-Washingtoni kanalitega skablandid näevad välja nagu mõni teine planeet. Suurem osa piirkonnast on põllumaa, kuid siin on see viljatu tühermaa. Kaljud langevad sadade jalgade kõrguselt. Hiiglaslikud juga on kuivanud. Tegelikult oli üks neist suurem kui Niagara juga. Kogu piirkond on kaetud kuivade üleujutuskanalite, orgude ja kärestikega. Aastaid aitsid geoloogid, et see kujunes aeglaselt. Üks teadlane, J. Harlan Bretz, oli teist meelt. Ta väitis, et katastroofiline üleujutus lõi kõik korraga. Ja tal oli õigus. Viimase jääaja lõpus muldis tohutu järv korduvalt läbi oma jääpaisust. Hiiglaslikud veeseinad tormasid üle piirkonna, kiskudes päevadega pinnase minema ja paljastades palja kalju. Aastaid hiljem autasustati Bretzit Penrose'i medaliga, geoloogia kõrgeima tunnustusega, 2 aastat enne tema surma 98-aastaselt. Mõnikord on ajaloo kõige kuulsam versioon ka kõige ebatäpsem. Number 28. Hollywood kujutab kauboisi üksildaste tegelastena, kes rändavad üle preeriate. Tegelik lugu on aga palju huvitavam. Pärast kodusõda liikusid karjakaravanid Texase põhjaosa poole raudteede suunas. Paljudel neist karjadel oli iga 4. kauboi mustanahaline. Mõned neist olid sündinud orjadena ja sai preeriate parimateks ratsanikeks. Karjakaravanide kõrgael töötas preerias 5-9 tuhat mustanahalist kauboist, kes ajasid veiseid. Mustanahaline kauboi nimega Bill Pickett leiutas rodeotehnika, mida tuntakse kui härjamaadlust ja mida tehakse siiani. Ta oli ka esimene mustanahaline kauboistaar, kes 1920-ndatel filmides esines. Teine, Bass Reeves, põgenes orjusest ja sai USA asemarssariks. Mitte igal pool Ameerika Ühendriikides ei ole hoolikalt valitud nimesid. Mõned linnad tekivad siis, kui kõik loobuvad. Number 27. Põhja-Carolinas on linn nimega Why Not? Ja see nimi tuli puhtast frustratsioonist. Kui kohalikud kogunesid linna nime valima, tekitas iga ettepanek uue vaidluse. Tunnid möödusid ja keegi ei suutnud kokkuleppele jõuda. Lõpuks viskas üks väsinud elanik käed üles ja ütles: miks me ei võiks seda lihtsalt Why Notiks nimetada? Kõik kohalolijad nõustusid ja nii see jäigi. Külalised peatuvad sageli, et linna silti pildistada, enne kui liiguvad edasi lähedal asuvasse Ira, Põhja-Carolinasse. Mõnikord tekivad parimad linnanimed juhuslikult. USA on tuntud oma kiirtoidulembuse poolest. Sellepärast on järgmine näide nii üllatav. Number 26. McDonald's on üks maailma tuntumaid kaubamärke. Nii tuntud, et tundub nagu see oleks igal tänavanurgal. Üle kogu riigi on rohkem kui 13 000 McDonald'si asukohta, kuid USA raamatukogusid on neist siiski rohkem, üle 17 000 haru- ja raamatukogu bussi. Iga McDonald'si kohta on rohkem kui üks raamatukogu. Ja mõnes kogukonnas on need palju enamad kui lihtsalt kohad, kust raamatuid laenutada. Mõned laenutavad tööriistu, seemneid, õngeritvu ja teleskoope. Happy Mealis sa seda ei saa. Kas tead, mis on USA populaarseim linnanimi? Uurime seda koos. Number 25. Kui otsustaksid külastada kõiki USA linnu nimega Washington, võtaks see sul peaaegu 3 kuud aega. Kokku on Ameerikas 88 Washingtoni, mis teeb sellest kaugelt kõige levinuma linnanime riigis. See, mis algas patriootliku austusavaldusena, muutus ülemaalise trendiks ja pole siiani tegelikkust lõppenud. Teisel kohal on Springfield 41 linnaga, nii et rohkem kui 200 aastat hiljem kujundab George Washington endiselt Ameerikat. Mõned kohad saavad oma nime ajaloo järgi, teised saavad selle suhtumise järgi. Number 24. Alma Coloradosse jõudmiseks pead ronima. Peaaegu 10 600 jala kõrgusel merepinnast asuv Alma, Colorado on Ameerika kõrgeim omavalitsusõigusega asula. Seal elab aastaringselt umbes 300 inimest, kes peavad toime tulema hõreda õhu ja karmide talvedega. Peatänav asub ligi 4000 jalga kõrgemal kui Mississippi jõest ida pool asuva kõrgeima mäe Mount Mitchelli tipp.
kohalik baar väidab end olevat Ameerika kõrgein baar, kus külastajad õpivad kiiresti, et kõrgus võib panna ühe õlle tunduma nagu 3. Iga linn saab kusagilt alguse. Järgmine sai alguse hasartmängust. Number 23. Show Low, Arizona sai oma nime kõrgete panustega kaardimängust. 2 rancho-omanikul läksid tülli ega suutnud otsustada, kes saab rancho endale. Selle asemel, et kohtus vaielda, lahendasid nad asja ühe kaarditõmbega. Rancho pidi saama see, kes tõmbab kõige madalama kaardi. Üks mees pööras ümber 2 risti ja võitis kõik. Kaotaja ratsutas minema ning võidukäsi andis tulevasele linnale nime. Täna kannab peatänav nime 2 risti. Ja 2 risti kaart on näha kogu linna siltidel. Öeldakse, et elu leiab alati tee ja järgmine koht tõestab seda. Number 22. Nevada kõrbes viib kitsaslähe kaljus sügavale üleujutatud koopasse, mida kutsutakse kuradiauguks. Ja seal elab üks ainus elanik, kuradiaugu ogalane. Need kalad on uskumatult haruldased ja neid ei leidu mitte kusagil mujal maailmas. Kogu liik sõltub vaid õhukesest päikesepaistelise veeribast kuristiku serval. Tänapäeval on alles vaid umbes 200 isendit ning äärmuslikud kliimamuutused seavad selle parve väljasuremisohule. Enamik kogukondi kohaneb maapinnaga enda all. Üks otsustas, et lihtsam on ise liikuda. Number 21. 1800-ndate alguses avastasid kaevurid otse Hibbingi linna Minnesota all ühe maailma rikkalikuma rauamaagi leiukoha. See oli nii väärtuslik avastus, et nad pidid selle kätte saama. Nii kolis linn ära. Töölised tõstsid majad, hotellid ja isegi koolid rullikutele. Hobused ja aurumootorid vedasid terveid hooneid peaaegu 2 miili uude asukohta. Seejärel kaevasid kaevurid vana linna asukoha üles. Kolimine võttis aastaid, kuid paljud neist hoonetest seisavad seal tänaseni. Jääaeg kujundas mandri ümber. Kuidagi jäi üks piirkond puutumata. Number 20. Viimase jääaja ajal rüüstasid liustikud suure osa kesk-lääne ülaosast, kuid ühest piirkonnast läksid nad täiesti mööda. Driftlessi piirkonnana tuntud maa-ala ulatub üle Wisconsini, Minnesota, Iowa ja Illinoisi osade. Kui liustikud ümbritseva maastiku tasandasid, siis jää lõhenes ja voolas sellest mööda. Lamedate põldude asemel on järsud nõlvad. Sügavad orud lõikuvad läbi küngaste. Külmad forelli jõed, peidetud koopad ja lubja kiviallikad on üle kogu piirkonna laiali. See on tohutu kontrast seda ümbritsevatele maisipõldudele. Mõned kohad Ameerika Ühendriikides võtavad oma nime sõna-sõnat. Number 19. Tere tulemast surma väravasse. Kitsasväin ühendab Green Bay'd Michigani järvega ning see on täis tugevaid hoovusi ja varjatud riffe. Kui lisada äkilised tormid, muutus see väin kiiresti laevade kalmistuks. Prantsuse meremehed kartsid seda nii väga, et nimetasid selle Port de Mortiks ehk surma väravaks. Tänapäeval valvavad ületust tuletormid, kuid laevavrakid lebavad endiselt lainete all. Sa ei tohiks kunagi asju välimuse järgi hinnata. Järgmine näide tõestab seda kindlasti. 18. Suur Dismali soo asub Virginia ja Põhja-Carolina piiril ning selle sügavuses asub Drummondi järv, looduslik järv, mis on täidetud tumeda teevärvi veega. See sogaane vesi osutus väärtuslikuks. Puidust purjelaevadel läks vesi sageli mõne nädalaga halvaks, kuid sellest soost võetud vesi püsis värskena mitu kuud. Looduslikud tanniinid küpressi ja kadakapuidest aeglustasid bakterite kasvu. Nii sai soost usaldusväärne joogivee allikas pikkadeks merereisideks. Hiljem üritas George Washington seda põllumaaks kuivendada ja põgenenud orjad rajasid selle üksikutele saartele kogukondi. Mõned kohad tunduvad sellised, nagu loodus oleks juhised kovemata segamini ajanud. Number 17. Buffalo lähedal New Yorgis peidab väike juga igavest leeki. Maagaas imbub läbi kivipragude ja toidab tuld, mis on peidetud loodusliku õõnsusse. Leek on vaid mõne tolli kõrgune, kuid põleb vaid mõne jala kaugusel voolavast veest. Teadlased on selle üle endiselt hämmingus, sest ümbritsev kivim on jahedam kui enamikus kohtades, kus looduslikud leegid tekivad. Leek kustub aeg-ajalt ja kui see juhtub, süütavad mööduvad matkajad selle uuesti. Arvad, et tead, mitu järve suures järvistus on? Mõtle uuesti. Number 16. 18 päeva jooksul 1998 aastal oli Ameerika Ühendriikidel ametlikult 6 suure järvistu järve. Vermontis asuv Champlaini järv sai selle tiitli pärast seda, kui senaator lisas föderaalsesse eelnõusse vastava sätte. President Clinton kirjutas selle seadusesse alla ja äkitselt sai kuulus suur järvistu uue liikme. Vastureaktsioon oli kohene. Champlain oli tunduvalt väiksem kui ükski olemasolevatest 5 järvest ja Kesk-Lääne seadusandjad polnud sugugi rahul, et nad pidid selle oma sekka võtma.
juba 18 päeva hiljem pööras kongress otsuse tagasi. Champlaini järv kaotas oma staatuse, kuid Vermont säilitas sellega kaasnenud föderaalse rahastuse. Nii et vähemalt oli mingi boonus. Ajalugu on täis dramaatilisi hetki. See lugu räägib sellest, mis juhtus pärast seda, kui kõik lakkasid tähelepanu pööramast. Number 15. 1861 aastal tegi väike New Yorgi kogukond suure otsuse. Town Line hääletas Ameerika Ühendriikidest lahkumise ja konföderatsiooni toetamise poolt. See oli samm, millel polnud eriti mõtet. Linn asus Buffalo lähedal, umbes 1000 miili kaugusel lõunaosariikidest. Kui sõda jätkus, olid inimesed hõivatud riigi lagunemisega. Nii unustasid kõik oma truuduse. Aastakümned möödusid ja Town Line ei liitunud kunagi ametlikult taasliiduga. Alles 85 aastat hiljem, 1946 aastal, esitas keegi selle küsimuse. President Truman saatis isegi kirja, julgustades elanikke asi ära lahendama. Nii hääletasid linnaelanikud ja otsustasid taas liituda. Mõnikord võib probleem tekkida tuhandete aastate jooksul. Number 14. Vesi voolab Utah suurde soolajärve, kuid ei voola sealt välja. Nii jätab iga jõgi, mis sinna suubub, maha mineraale. Ja kuna järvel pole väljapääsu ookeani, ei pääse need mineraalid kunagi välja. Vesi aurustub, aga sool jääb alles. Tuhandete aastate jooksul muutus järv palju soolasemaks kui meri. Ujujad võivad seal hõljuda nagu korgid. Peaaegu miski ei ela seal peale soolakrevettide. Siis on veel raudteetamm, mis lõikab järve pooleks. Kuna 2 poolt peaaegu ei segune, näib üks pool sageli sinakasroheline, samal ajal kui teine muutub erksaks roosaks. Aga kõik need mineraalid toovad kaasa suure probleemi. 20. aastate keskpaigaks oli järv kahanenud rekordiliselt madalale tasemele. Paljastunud järvepõhi hakkas saatma arseeniga saastatud tolmu Salt Lake City poole, sundides ametnikke seda jälgima nagu ilmastiku ohtu. Mineraalide kaevandamise suurenemisega lähevad tingimused ainult hullemaks. Mõnikord aga meeldib loodusele asju segamini ajada. Number 13. Monojärv Californias ehitas kivist metsa. Mineraalirikkad allikad mullitavad läbi järvepõhja, luues kummalisi lubjakivitornikesi, mida nimetatakse tuhvadeks. Sajandeid kasvasid need pinnase all, silma alt ära. Siis suunas Los Angeles järve toites ojad kõrvale. Kui veetase langes, ilmusid tornid nähtavale, luues terve kivimetsa. Lõpuks käskis kohus Los Angelesel vee ümbersuunamist vähendada ja järv hakkas taas tõusma. Enamik katastroofe saabub ühe päevaga, kuid järgmine võttis põlvkondi. Number 12. 100 aastat tagasi oli Holland Island elujõuline kogukond Marylandi Chesapeake'i lahes. Peaaegu 360 elanikuga oli seal kõik vajalik. Kodud, poed, kirik, kool ja pesapallimeeskond. Täna on see peaaegu kadunud. Saar asus pehmel mudal ja savil ning laht neelas seda järk-järgult. Perekonnad hakkasid oma puumaju ükshaaval mandrile ujutama, kui linn kahanes. Üks maja pidas vastu kauem kui teised. Selle omanik ümbritses selle liivakottidega, et vett eemal hoida. Siis 2010 aastal varises viimane maja Holland Islandil lahte. Madal vee ajal tõusevad veest endiselt välja mõned pragunenud hauakivid, seal kus kunagi asus kiriku õu. Vähesed mõistatused on masendavamad kui tõendid ilma selgituseta. 11. Racetrack Playal. Surmaurus liiguvad rasked kivid ise üle kõrbe, jättes enda järele pikad looklevad jäljed. Mõned neist kaaluvad 100 naelu, kuid liiguvad siiski vaevata üle kuiva muda. Aastakümneid ei suutnud keegi seda seletada. Olnud jalajälgi, polnud vembumehi, ainult kivid liikusid üle tühja järvepõhja. Inimesed süüdistasid tugevaid tuuli, magnetijõude, isegi tulnukaid. Siis 2014 aastal nägid teadlased seda juhtumas. Pärast vihma tekkisid öö jooksul õhukesed jääkihid. Hommikuks murdub jää tükkideks ja hüljub üle libeda muda. Isegi kerge tuuleiil suudab seda liigutada ning kivid liiguvad koos jääga. Järgmisena, kõige väiksematel kogukondadel on sageli sünge taustalugu. Number 10. Kalawao maakonnas Hawaii'l elab täna vähem kui 100 inimest. Üle sajandi polnud see valikuvõimalus ning kellelgi polnud lubatud lahkuda. Rohkem kui sajandi jooksul oli see pidalitõbiste koloonia. Patsiente viidi nende perede juurest ära ja saadeti siia. Belgia preester nimega isa Damien tuli patsientide eest hoolitsema. Ta jäi sinna aastateks, enne kui ise haigusesse nakatus ja lõpuks seal suri. Rohkem kui 100 hiljem kuulutati ta pühakuks. Kui linn midagi vajab, teeb ta kõik, et see saada. 9. punkt. 1938.
Aastal kustutas Massachusetts kaardilt 4 linna: Dana, Enfield, Greenwich ja Prescott. Kõik kadusid. Boston vajas rohkem vett. Nii et osariik uputas terve oru, et luua Quabini veehoidla. Pered sunniti lahkuma kodudest, mille nende esivanemad olid ehitanud. Huund lammutati ja kalmistud kaevati üles. Isegi surnud pidid ümber kolima. Seejärel suleti org ja lasti sellel täituda. Täna varustab veehoidla joogiveega miljoneid inimesi Bostoni ümbruses ning eriti kuivadel aastatel on näha vanu teid ja kivist vundamente. Mõnikord on parim viis kaardist aru saada sellele ülalt alla vaadata. 8. Enamik inimesi kujutab Georgiat ette lainetava põllumaa ja virsiku aianditena. Siis näevad nad Brasstown Baldi. Peaaegu 4800 jala kõrgusel on see osariigi kõrgeim punkt. Selge ilmaga näeb korraga 4 osariiki: Georgiat, Tennesseed, Põhja-Carolinat ja Lõuna-Carolinat. Mõnikord suudavad inimesed märgata Atlantat peaaegu 80 miili kauguselt. Välimus võib olla petlik ja järgmisel juhul on see väga petlik. 7. Pando näeb välja nagu mets, kuid tegelikult ei ole see seda. Umbes 100 aakri suurusel Utah nõlval kasvab umbes 47 000 värisevat haavapuud. Iga tüvi on geneetiliselt identne ja ühendatud üheainsa maa-aluse juurestikuga. See tohutu mets on üks elus organism. Teadlased usuvad, et selle juured on püsinud elus tuhandeid aastaid. Kaalult võib see olla maa raskeim elusolend, raskem kui sinivaal või hiidsekvoia. Kuid see on ohus. Hirved, põud ja haigused kulutavad seda aeglaselt. See on viinud looduskaitsemeetmete ja kaitsealade loomiseni, kus noored võrsed kasvavad taas. Mitte kõik ei jää jääajal ellu. Mõned asjad lihtsalt keelduvad lahkumast. 6. koht. Virginia kõrgeim mägi peidab endas kadunud metsa. Mount Rogersi tipu lähedal on kuuskedest ja nulgudest voosnev metsariba. See on selline mets, mida ootaksid nägema 100 miile põhja pool Kanadas. See on jäänuk jääajast. Kui liustikud taandusid, kadusid enamik neist külma armastavatest metsadest lõunaosast. Kuid Mount Rogers jäi piisavalt jahedaks, et säilitada väike alles jäänud laik. Täna ronivad matkajad Appalachi matkarajal lehtmetsadest välja ja leiavad end äkitselt keset puid, mis meenutavad põhjamaist loodust. Enamik linnu ja asulaid on loodud kaubanduse, liikluse või kasvu jaoks. Sellel oli aga hoopis teistsugune eesmärk. 5. punkt. Arizonas asuv Carefree võtab oma nime tõsiselt. Selle tänavate hulka kuuluvad Easy Street, Bohum Road ja Nonchalant Avenue. Kogu linn on loodud selleks, et aeglustada tempot. Arendajad ehitasid selle 1950-ndatel kui pelgupaiga linnamelu eest ning see teema jäi püsima. Siin juhiseid anda kõlab nagu nali. Pööra vasakule Easy Streetile, siis paremale Tranquil Trailile. Aga see ongi tegelik tee. See pole ka ainus tähelepanuväärne omadus. Linna keskuses asub üks suurimaid päikesekellasid lääne poolkeral. Aeg-ajalt võib üks ainus viga vallandada ahelreaktsiooni, mida keegi poleks osanud ette näha. Number 4. 1980 aastal. Puurimisbrigaad Louisianas tungis läbi Payne'i järve põh ja avastas soolakaevanduse. Hetkel, kui puur läbi tungis, hakkas järv tühjenema. Tekkinud hiiglaslik keeris neelas puurimisseadme. Seejärel pargased, siis puud ja osa lähedal asuvast saarest. Isegi kanal pööras suuna ümber ja voolas tagurpidi kasvavasse auku. Lühikeseks hetkeks tekkis sellest voolust Louisiana kõrgeim juga. Õnneks keegi ei saanud surma. Kui kaos lõppes, oli Payne'i järvest saanud osariigis sügavaim järv. Mõned saavutused aga tulevad tärniga nende kõrval. 3. Enamikus osariikides asub kõrgeim punkt mäetipus, välja arvatud Connecticutis. Selle kõrgeim punkt asub Frizelli mäenõlva keskel. Tegelik tipp asub kohe piiri taga Massachusettsis. Nii et Connecticuti kõrgeim punkt kuulub kellegi teise mäele. See on natuke nagu uhkeldada, et sul on linna kõrgeim hoone, kui tegelikult kuulub sulle ainult 3. korrus. Igal kultuuril on oma lood ja legendid ning mõnikord põhinevad need tõel. 2. Põlisrahvad rääkisid põlvkondade kaupa lugu looduslikust sillast, mis ulatus üle Columbia jõe. Väidetavalt sai inimesed üle jõe kuiva jalaga kõndida. Paljude jaoks kõlas see nagu müüt. Siis avastasid geoloogid tõendeid tohutu maalihke kohta, mis oli kunagi jõe täielikult sulgenud. Ressuud moodustasid nii suure loodusliku tammi, et inimesed said Columbia jõest jalgsi üle minna. Lõpuks murdis jõgi läbi ja taastas oma sängi ning sild kadus. Kuid mälestus sellest püsib. Täna seisab peaaegu samas kohas terrassild.
hoolimata sellest, et elame ühendatud maailmas, on siiski üks koht, kus tänapäevane maailm kaob. Number 1. Kõige kaugem asukoht Ameerika Ühendriikide madalamates 48 osariigis asub sügaval Yellowstone'i sees. Kuid sinna jõudmine pole lihtne. Piirkond, mida tuntakse nimega Thoroughfare, on Ameerika kõige kaugem punkt ükskõik millisest teest. Sinna jõudmiseks tuleb matkata üle 20 miili läbi metsiku looduse. Seal pole mobiililevi ega pargivalvurite jaamu ning samuti pole lihtsat väljapääsu. Tee ületab jõgesid, avatud niite, tihedaid metsi ja mõnda riigi suurimat griislikarude kontsentratsiooni. Pargivaahid peavad sinna jõudma hobuse seljas ja teekond võtab aega 2 täispikka päeva. Riigis, mida ühendavad maanteed, lennujaamad ja mobiilimastid, on see tee midagi haruldast. Paik, kus oled tõesti oma pead. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video ja kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge tellimist ja teavituste sisse lülitamist. See tõesti muudab palju. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates Kaardipakk.